Tere tulemast, kallid televaatajad! Teie ees on Eesti parim õpilasfirma 2021 võistluse stendivoor. 12 vabariigi parimat õpilasfirmat on oma stendid Solarise välialale üles pannud ning neil on võimalus esitada oma tooteid žüriile ja möödakäijatele veel enne homseid lavaesinemisi. Mina olen siin Hilton Tallinn Park hotellis, kus juba vähem kui 24 tunni pärast hakkame üle kandma viimast võistlusvooru, mille jooksul esitavad õpilasfirmad oma täiuslikkuseni lihvitud presentatsioone, et välja selgitada parimatest parim. Lavaesinemistele järgneb pidulik auhinnagala siinsamas Hiltoni hotellis. Meie ekspertžürii on 24 finalisti seast välja valinud 12 kõigi silmapaistvamat ning just nende 12-ga saate järgneva tunni jooksul tuttavaks. Nendest selgitatakse ka välja homme Eesti parim õpilasfirma 2021. Aga, et mitte teid liiga kaua kinni hoida, annan üle sõna Kevin Reisenbukile, Euroopa parima õpilasfirma Fester asutajale, keda on nimetatud ka Eesti üheks mõjukamaks nooreks. Ning tema juhatab teid läbi tänase stendivooru. Kevin, palun, kuidas see Solarise muljed on? Tunded on suurepärased siin Solarise kõrval. On alanud vestlus ehk siis stendivoor ja 12 õpilasfirmat on juba pannud oma boksid paika ja juba teevad agarat müügitööd. Täna oleme siin Solarise kõrval ja kui sina oledki lähedal, tule hüppa läbi ja vaata, millega noored tegelevad. Ja meie plaan nüüd vaadata natuke ka, mis siis õpilased teevad ja kui hästi läheb, äkki leiame ka mõne žüriiliikme ja saame kõige värskemat infot ka neilt. Aga võtame siis esimese õpilasfirma ette. Siin on õpilasfirma Connect. Lähme vaatame. Nii, õpilasfirma Connect. Ühe lausega, mida te teete? Me paneme sinu plastikkaardid sinu enda telefoni, et sa saaksid neid piiksutada telefonist. Okei, eks kui mul on näiteks Tallinnas roheline kaart, siis mul on lihtsalt see telefonis, mitte enam kaardi kujul. Jah, just nii, täpselt. Ja kas ta juba päriselt toimib ka, et ma saan nagu päriselt proovida seda liinapildis või? Praegu sa saad seda siin proovida meie validaatoris. See on siin Tartu validaator ja siia vastu saad panna meie äpi. Linnapildist meil on praegu testkeskkonnad ainult, et selleks me peaksime eraldi programmi käima lükkama. Aga proovime siis kohe, kui me saame siin ligi, siin on juba päris palju inimesi juba vaatab, aga proovime ligi, mul on täpselt siin roheline kaart olemas, mis on pea igal Tallinna inimesel. Proovime, kuidas töötab, on ju? Siin on, jah, äkki saad siia poole natuke panna. Nii, proovime kaarti. Sõiduõigus puudub, eks kaart ei tööta, aga proovime siis äkki äpiga. Nii. Siin on meie ilus rakendus. Proovime. Selleks, et QR-koodi kuvada, sa peaksid all hoidma, et vajutan sõrme peale. Ja nüüd võta sõrm ära. Teistpidi, Kevin. Nii. Oota. Ja nüüd. Okei. Ja nüüd pilet. Okei. See on päris äge. Ja saame hoida siin mitut kaarti, on ju? Jaa. Meil on siis eesmärk siia lisada mingi hetk. Proovi ääre poole natukene. Äpiga siin Jaa, ma ei ole tegelikult. on keeruline. Eks alati esimeste äppidega lähebki natuke kauem aega, et me saaks aru, kuidas need päriselt töötavad. Aga nii. Kas ta võtab ära? Ei võta! Aga proovime ükskord veel. Ta ikka ei lase. Ja töötas. Nii. Nüüd saame ilusti bussi peale minna ja trahvi ei saa. Jänest sõitma ei pea. Nii. Aga kuidas on siis hetkesed tunded võistluse osas? Võistlus on tegelikult täiega lahe, et esimene laadakogemus tegelikult päris elus on ju, et see on väga lahe, et Jaasele ikkagi korraldas niimoodi päris elus on ju, et väga huvitav. Ootame põnevusega, tahame tegelikult teisi ka minna vaatama, siin on väga huvitavaid tooteid. Ja siin on 12 parimat õpilasfirmat. Keda te tunnete, et kes on teie kõige suuremad konkurendid täna siin? Ma arvan, et siin on nagu tõesti parimad, ma ei oskagi konkurente nimetada, kõik on ülitugevad, et ma arvan, et kui siit võitja valida, siis see võit läheb õigesse kohta. Väga poliitkorrektne vastus. Võime siit boksist edasi minna. Kui tahate ka ise testima tulla, siin Solarise kõrval saate seda proovida. Connect. Aga lähme võtame kohe siis ka teise õpilasfirma. Ma näen, et siin on žürii liige ka kohe juures. No vaatame, kas me saame üldse siin lähedale tulla. Äkki üks inimene saab rääkida ka natuke televaatajale, et mis siin toimub, millega Luffa tegeleb?
Lufa Eesti tegeleb siis täielikult biolagunevate nõudepesutarbete tootmisega. Siinsamas Eestis Samelini abiga toodame siis 4 erinevat biolagunevat nõude- ja kehapesu-toodet. Need on siis meie linamildist puhastuslapp, meie nõudepesusvamm, mis on 2 poolt kästkõrvitsast, meie 2-poolne nõudepesusvamm, mis on 1 poolt linamildist ja 1 poolt kästkõrvitsast ja kehapesusvamm, mis on siis selline läbilõige kästkõrvitsast endast. Toho, teil on siis nagu tõeline toote sentiment, ütleks, et kõigile natuke midagi. Kas ma saan kohe proovida ka? Ma näen, et teil on siin mingi näide ka olemas. Siin saab katsuda, meil on salfrätti ka pakkuda, et ta muutub selliseks pehmeks. Me olemegi... Päris mõnus nagu reaalselt, suur, sellega ikkagi kannatab pesta. Ja just, me olemegi teinud kehaspesusvammi selliseks õrnalt koorivaks, aga näiteks meie nõudepesusvamm ei ole nii pehme, sest et meie tahame, et meie tootesegmendis oleksid siis hästi mitmekülgsed tooted, et meil on pehme kehapesusvamm ja meil on nõudepesusvamm näiteks panni puhastamiseks, mis on abrasiivsem. Mõlemad on samast tootest tehtud, küll aga erineva tehnikaga. Kas teil ka anda siis mingit, siin tõesti mul käsi on natukene robustne. Ja. Milline nendest toodetest, ma näen mitu tükki on teil, milline siis kõige populaarsem variant on? Kõige populaarsem variant on see 2-poolne nõudepesusvamm, sellepärast, et me oleme harjunud ka tegelikult ju kodus kasutama seda svammi, mis on ühelt poolt siuke punane, siis on mingi abrasiivne pool. Et inimestele meeldib nende toodete juures see, et nad on hästi käepärased ja hästi sarnased nendele tavalistele nõudepesusvammidele. Ainult, et me oleme natuke paremad, me oleme looduslikud. Okei, väga äge, ma tulen kohe siia poole korra. Mul on teile ka ette valmistatud väike mäng. Kuna te ütlesite, et aasta aega laguneb teie toode päris loodusest, nagu ma aru sain? Isegi 30 päeva jooksul võib ta kompostis olla sul täiesti lagunenud. Vot veel kiiremini. 1 kuuga on läinud, aga ma mõtlesin välja 3 sükest igapäeva asja meie elust ja ma vaatasin, et kaua need looduses päriselt lagunevad. Nii et ma ütlen teile mingi eseme ja siis te arvate, kaua see looduses laguneb tavatingimustel. Nii, esimene asi, apelsinikoor. Samamoodi, äkki 30 päevaga samamoodi või? Võib-olla 2 kuud. 2 kuud tuli pakkumine, õige vastus on tegelikult 6 kuud. Sellega läheb ikkagi aega, nii et teie tood on väga hea. Teiseks võtame plastpudel. 500 aastat. Väga enesekindel. Me oleme uurinud, kui palju plastsvammid üldiselt lagunevad, seega eeldame, et nad on samast materjalist tehtud. Eks nende plastidega on natukene erinev, aga ma ütleks, et siuke hea keskmine on 500-700 aastat. Okei. Minu andmed isegi näitasid natuke väiksemat numbrit, aga ma usaldan isegi teid. Ja viimaks mähkmed. Sa raiskad. Oi. 1000 või? Mis seal sees on üldse? Seal on nii mingid kemikaalid, ärgid-särgid on ju? Mina liiga palju mähkmetest ei tea. Need on hästi pikka aega. Aga ütleme 1000 aastat. 1000 aastat tuli pakkumine. Neil on selles suhtes õigus, tõepoolest sellega läheb kõige kauem aega. Minu research ütles umbes 600-700 aastat, nii et minu arust te teete väga ägedat asja ja väga õiges kohas olete, nii et viimane küsimus võib-olla, et kes võidab? Meie. Väga enesekindel. Nemad võidavad siis, läheme edasi. Vaatame, äkki me püüame siit kinni ka mõne inimese tänavalt. Näiteks Epp. Epp on siis Eesti arendusdirektor, väga kaua aega õpilasfirmadega seotud olnud. Epp, mis muljed on? Muljed on väga head, igal aastal läheb asi ainult tugevamaks, nii et muidugi sel aastal on väga kahju, et sai päris lõppu ainult 12 firmat. Et järgmine aasta, kui ei ole vajadust maske hoida käes või ees, et siis äkki ikkagi saab tuua välja jälle 36, kuna siin oli ikka väga palju neid, kes oleksid väärt olnud finaali kohta, aga lihtsalt ei mahtunud sisse. Epp, kui sa vaatad selle aasta tooted ja teenused, kas midagi sellel aastal nagu paistab silma ka? Mis on 2021 õpilasfirma toodete erilisus? On mingi nagu, midagi tuleb välja? Ma ütlesin alguses žüriid instrueerides, et ei tohi võita 2 kriteeriumi puudumisel. Üks on, kui ei ole meeskonda ja teine, kui toode on, või tähendab, see on just kriteerium, ei tohi võita, kui toode on kole ja ebakvaliteetne. Ja ausalt öelda see teine kriteerium on puhtalt ära langenud, toodete kvaliteet on ikka väga hea. Seda on hea kuulda, aga nüüd tänud Epp sulle, nüüd võime vaadata natuke ka õpilasfirma tutvustavaid klippe ja siis vaatame edasi.
Mina valin Desobootsi, sest kõigest 3 pihustuskorraga hävitab see üle 80% jalanõus olevatest bakteritest. Desoboots. Kergesti kaasaskantav värskus. Nii, olen püüdnud kinni siin Joonatan Orase, kes on selle aasta žüriis. Joonatan, mis tunded valdavad? Ütleme, et väga sellised üllatavad tunded, et enam ei saagi aru, kas on tegemist õpilasfirmade või pärisfirmadega. Et väga, ütleme, väga tugevad müügitulemused on, väga tugevad tiimid, väga, ütleme, sellised sektori spetsiifilised teadmised on omandatud. Teiseks, mis on veel huvitav, on see, et kui vanasti tehti, olid sellised võib-olla sellised käsitooteid rohkem, siis praegu on juba näha, et esimesed mobiilirakendused on jõudnud võistlusele ja nii edasi, et väga huvitav. Olid ka eelmine aasta žüriis, kas oskaksid kõrvutada neid 2 aastat kuidagi, et kuidas see aasta eriline on või? Ja kindlasti, et mida meeldiv märgata on see, et kõik on nii-öelda kohanenud selle kriisisituatsiooni ja muutunud majandusolukorraga, siis et peaaegu kõigil firmadel on veebileht. Eelmine aasta, kui ma mäletan, siis veebileht oli ainult paaril firmal. Et see on kindlasti muutus ja just ongi see, et kõik on nii-öelda selle ka hästi kohanenud, et suudavad nagu hästi müüki teha ja seda on nagu meeldiv näha. Ja viimaks, äkki saad poetada, kes võibolla on su nagu lemmik või favoriit? Lemmik, ütleme lemmik, see isegi ei ole lemmik toode sinu jaoks. Ma ei teagi, ütleme, et väga võrdne võistlus on ilma naljata. Et praegu tõesti ei oska niimoodi öelda ühte lemmikut. No praegu jääb see lemmik saladuseks, aga loodetavasti homme selgub see Eesti parim õpilasfirma. Aga aitäh sulle, Joonatan! Aitäh teile! Ja lähme vaatame edasi. Järgmine õpilasfirma Frisk. Nii, õpilasfirma Frisk. Ühe lausega, mida te teete? Müüme enesekindlust. Oi, te müüte enesekindlust. No räägi täpselt, mis siis seda enesekindlust edasi annab? Kuhu oskab paremini rääkida? No enesekindlust annab loomulikult värske hinge. Ehk siis, kui muidu meil on nätsud, mis reostavad loodust, mida pead närima, mida pead hiljem ära viskama, siis meil on sellised lehekesed, mida Eliise saab kohe näidata ja teile ka proovida anda. Et sa paned keele peale, 10 sekundit lahustub, läinud, ei mingit närimist, alles ainult värske hinge. Aga proovime kohe järgi siis. Nii, mis maitsega see punane on siis? On kirsi maitseline, kirss mulle väga meeldib. Proovime, paneme suhu. Hoia lihtsalt keele peale. Tõesti sulab. Tekib siuke Marko Reikopi tunne veits. Ringvaate tunne tõesti. Kell hakkab ka juba saama umbes sinna ka ikka. Ja ongi kadunud suust. No, tunne on küll natuke värskem, selles suhtes on tõesti. Oled nüüd suudlus valmis? No, kui sa nii ütled. Mis on teine maitse? Siin sinine ka veel, et millega siin tegu on? See on siis mündi maitse. Kumba siis rohkem müüakse? Ma eeldan, et võibolla punast, kui te selle mulle juba andsite, aga... Jah, et e-poe müük on üsna võrdne, aga punast müüme siis üldiselt rohkem küll, jah. Kas on tulemas ka uusi maitseid? Tegelikult on küll, et praegust me katsetame. Me võime katsetuste raamatut ka näidata, kui jõuab, aga igatahes me praegust katsetame suvist arbuusi. Et suvi on tulemus ja loomulikult inimesed tahavad siis suvega seotud maitseid, nagu näiteks on selleks arbuus. Proovime päris, Mart ei hakka, aga näete, siin on roheline variant, suvine arbuus. Jah, no kindlasti on ka teisi variante tulemas.
jah, minu jaoks oli väga positiivne boksi kogemus, nii et tulge hüpake siit Solarise kõrvalt nurga juurest läbi, proovigi seda imemaitsvat toodet ja jah, tulge, proovige, sest ma ei hakka siin rohkem edasi rääkima. Aga lähme vaatame nüüd äkki natuke jälle õpilasfirmade tutvustusi. Tere! Meie oleme õpilasfirma Carry ja meie vahvasse naiskonda kuulub Mai, Samantha ja Anette. Meie toode on mesilasvahariie, mida saab kasutada toiduainete pakendamisel ja säilitamisel. Carrysse võid mässida alates puuviljadest lõpetades võileibadega ning kinni katta ka muud anumad. Keskkonnateadlik käitumine ei pea olema keeruline ja ka meie firma missioon on muuta taaskasutus populaarsemaks. Carrydega oleme jõudnud peaaegu igasse Eesti otsa, aga nüüd oleks aeg suunata pilk kaugemale ehk let's carry on! Mina tegin söögi, sina pesed nõud. Päriselt või? Plastsvamm. Ikka veel. Oota, kus te? Näe, siin on midagi paremat. Lufa, astu svamm puhtama tuleviku poole. Maiustada saab ka lihtsamalt. Pakume uudset ja kvaliteetset maitsemet. Telli meemehed.ee veebipoest. Nii, oleme tagasi siin Solarise juures. Võtame ette järgmise õpilasfirma. No nii, kas saaks jutule, tundub midagi discgolfiga seoses. Ma pean ütlema, et discgolf on üks minu suurimaid hobisi, nii et ma väga ootan, mis on teie toode? Nii, meie oleme siis õpilasfirma, kes on siis spetsialiseerunud discgolfile. Meie toodame discgolfi ketastele spetsiaalseid jälitusseadmeid, mis aitavad siis ketta üles leida. Ehk siis... Nii, aga kuidas see täpsemalt toimib? No, kuidas ma siis too üles leian? Kas ta teeb mingit häält? Kas mul on mingi äpp? Kuidas see toimib? Jaa, võime kohe teile demonstreerida. Jah, et oletame, et metsas siis ketas läheb kaduma. Teeme ikkagi nagu päriselt läbi, nii et ma viskan ka seda ketast. Mis me siin... okei, no viskame punane ilusam. Jah, tavai, viskame selle ketta. Boom! No, kadus ära. Nii. On spetsiaalne telefoni rakendus, kus vajutate siis... Vaatame, jah. Siin on nupp. Alarmi nupp vajutad. Ja kas ta piiksub juba? Üks hetk. Viperused, tehnoloogiaga tulevad alati kaasa viperused, eriti siis Murphy seadus, kui päriselt peab toimima, siis sa ei tööta kunagi. Alati. Aga jah, et... Pane nüüd. Nii. Tegu oli kogemata vahepeal kinni läinud tootega, nii et saime tööle enne viset tuleb alati siis seade tööle panna. Nii, ja piiksub ja ma leiangi selle diski ülesse. No, ma pean ütlema, et tõesti, see on päris hea toode, sest mul on kadunud nagu 10 kettaid ära. Läheb põõsasse, no ei leiagi ülesse. Aga see töötab siis ainult häälega või seal on veel mingid võlusõnad, mis seal juurde tulevad? Jaa, tegelikult lisaks helifunktsioonile on ka siin GPS, ehk siis kui kiip on ühendatud telefoniga, siis on ka võimalus siis kaardilt vaadata seadme asukohta. Okei, väga äge toode. Ma loodan tõesti discgolfi hingena, et teil läheb hästi, sest et minust te teete väga ägedat asja, et pange edasi samamoodi. Aga lähme nüüd vaatame edasi, siin on järgmine boks, siin on jällegi žürii liige Joonatan siin krõbedaid küsimusi, aga äkki saame haarata siin ühe inimese ja natukene uurida, et millega üldse tegu on. Tegu on UV ukselingiga, mis tapab enda peal olevaid bakterid ja viiruseid.
Okei, ehk siis probleem on see, et ukselingid on nagu väga bakteriaalsed, ja te parandas seda, aga kuidas te parandate, mis asi, mis tehnoloogia siin on? Tundub väga fancy, kui ma vaatan siin eriti elektroonikad ja mis siin toimub? No siia sisse on ehitatud UV-diood, mis siis kiirgab läbi selle kvartsklaasi, mis meil siin on, tappes ära kõik selle pinnal olevad asjad. Siin on näha siis selle sisemused osaliselt. Siin on ukselingi kontroller, need 2 osa on toitesüsteemis, et reguleerivad pinget ja lülitavad sisse välja, kui vaja. Ning meil on siin ka liikumisandurid ja muud andurid, et inimesed nii noorelt juba sellist tehnoloogiat kasutada. Ma mõtlen, et oli raske siit aru saada, mis te teete. No, kas olete siis juba müünud ka neid ukselinke või kuidas teil läinud on? Ei, ühtegi ukselinki ei ole veel maha müünud, aga küll me... Aga kas keegi ei osta siis või millega, mis toimub? No tahad osta või? No palju maksab? Kui me peaksime kohe valmis tegema, siis 250 eurot. 250 eurot? See on selline prototüübi hind, et kui me hakkame mass tootma, siis see läheb alla. Sellepärast ei olegi müüa veel. Okei. Ma hullult tahaks ikkagi, et sellist nagu toodet saaks osta ka juba, aga ma ikkagi kiidan selle tehnoloogia rohkuse eest ja minu arust see on äge, kui noored teevad juba nii varakult selliseid tehnoloogilisi uuendusi, et ma juba ise olen näinud, et iga aastaga see läheb rohkem sinna tehnoloogia peale, tulevad äpid, tulevad sellised asjad, nii et see on väga äge, nii et olete megatublid ja lähme vaatame nüüd viimasesse 3. boksi, enne kui lähme videode peale jälle. Siin tundub kaugelt midagi meega seoses olevat, äkki ma saan maitsta ka midagi. Siin on kohe žürii ka muidugi. Vaatame, kas me mahume üldse. Ops, jah, žürii liige siin täpselt tuligi, aga proovime äkki saame kohe. Nii, millega mehed, millega te tegelete? Me toodame eestimaist maitsmet põhimõtteliselt. Nii, mesi, mulle meeldib, kas ma saan proovida ka? Ma näen, et teil on rohkelt. Tegime siukse lahenduse, et sa saad võtta siit kõrre, siin sees on piparmündi, šokolaadi, maitsemesi. Proovi sealt ots lahti tõmmata ja siis endale suhu aretada kuidagi seal tõmba hammastega. Suhuga, okei. Võtan selle otsa siis siit, mis kilest on. Proovi, kumb sul lihtsamini lahti tuleb, see võtta. Ma arvan, et kilega tuleb lihtsamini lahti. See on uus katsetus, vaatame, kuidas see töötab. Okei, ma olen testgrupis, vaatame, kuidas asi toimub. Tõmba see kile kuidagi, jah, proovi. Esimesed inimesed on katsetanud juba ja on toiminud. Nüüd tekib tõeline Marko Reikopi tunne, siin on tõesti uut toodet siin maitsma. Nii, ma sain selle kile lahti, nüüd ma peaks pressima seda, on ju? Tõmba hammastega või pressi või proovi kuidagi, oma looming. Okei, tuleb ja on hea, mis tuleb. Okei, oi, see on tõesti hea. Muidugi te tabasite naelab ja pihta ka, et piparmünt on minu kõige lemmikum isegi nii-öelda maitseelamus, mida ma isegi tahaks saada. Ma näen, et teil on siin nagu... Mis maitsed teil veel on? Rääkige, mis teil... Põhimõtteliselt jagunevad nad 3. On šokolaadi omad, on marja omad ja siis on ürdipipra, mis kohe peaks ilmuma siia kasti peale varsti. Ürdipipra oma on siis liha marineerimiseks, marja omad ja piparmündi oma, mis samuti siia kohe ilmub, on siis tee sisse segamiseks, piparmündi omaga saab ka teed teha kohe. Ja šokolaadi omad siis on mõeldud näiteks eelkõige kakao valmistamiseks. Saad sooja piimaga segada ja tuleb siis näiteks su lemmik piparmündi kakao. Hullult äge, te olete mõelnud nagu iga asja peale. Tee valmistamine, liha marineerimine, te olete tõesti, aga milline siis kõige nagu populaarsem valik on olnud siiani? See sama, mis sa maitsesid just hetk tagasi, piparmündi šokolaadi. Tõepoolest, see oli tõepoolest hea, nii et kui sinagi seal vaataja tahab proovida seda imepärast meeste mett, siis tulge siia boksi ja küll te leiate selle endale sobiva meega kätte, nii et vaatame vahelduseks ka paari õpilasfirma klippi. Kõik kogeme maailma erinevalt. Aga samas tahaksime ikka elu lihtsamalt elada. Olgu see kas tööle minnes treppide asemel liftiga sõitmine või hoopis hunniku kaartide asemel telefoni haaramine. Meil on tähtsamaid asju, mille pärast muretseda.
seega kaartide ununemine ei peaks takistama kellegi päeva korda minekut. Connect. Meie oleme õpilasfirma Spotter ning toodame discgolfi ketastele kinnitavad jälitusseadmeid. Spotteri jälitusseade aitab nii helisignaali kui ka GPS asukoha abil ketta üles leida. Discgolfi mängijate üheks peamiseks probleemiks on ketaste kaotamine. Ketta otsimine on tüütu ning aeganõudev, kuid Spotter muudab mänguelamuse sujuvamaks. Tere! Mina olen Jaagup Jagamägi, üks õpilasfirma Ultralink kasutajatest. Mina koos oma 2 teise firma liikmega, Mihkel Mart Liimi ja Anton Perikuga, oleme välja töötanud ukselingi, mis suudab ennast ise viirustest ja bakteritest puhastada. See on tehtud vastupidavatest materjalidest ning suudab ennast puhastada vaid loetud sekundite jooksul. Me kõik kogeme maailma erinevalt. Aga samas tahaksime ikka elu lihtsamalt elada. Olgu see kas tööle minnes treppide asemel liftiga sõitmine või hoopis hunniku kaartide asemel telefoni haaramine. Meil on tähtsamaid asju, mille pärast muretseda. Seega kaartide ununemine ei peaks takistama kellegi päeva korda minekut. Connect. Meie oleme õpilasfirma Spotter ning toodame discgolfi ketastele kinnitavad jälitusseadmeid. Spotteri jälitusseade aitab nii helisignaali kui ka GPS asukoha abil ketta üles leida. Discgolfi mängijate üheks peamiseks probleemiks on ketaste kaotamine. Ketta otsimine on tüütu ning aeganõudev, kuid Spotter muudab mänguelamuse sujuvamaks. Tere! Mina olen Jaagup Jagamägi, üks õpilasfirma Ultralink kasutajatest. Mina koos oma 2 teise firma liikmega, Mihkel Mart Liimi ja Anton Perikuga, oleme välja töötanud ukselingi, mis suudab ennast ise viirustest ja bakteritest puhastada. See on tehtud vastupidavatest materjalidest ning suudab ennast puhastada vaid loetud sekundite jooksul. Nii, oleme tagasi siin õpilasfirma Stendivoorus ja kelle ma olen kinni püüdnud, see on keegi muu kui direktor Kersti. Tšau, Kersti! Tere, tšau! Mis tunded sind hetkel valdavad selles, see on Solarise keskel olevas? Ma olen rahul. Ma olen rahul sellega, et hästi ägedad õpilasfirmad on sel aastal ja ma olen rahul sellega, et me siiski saime selle ühe päris sündmuse ka tehtud. Tegelikult ongi ju keeruline aasta. Koroonasituatsiooni tõttu väga mitmed laadad jäid ära. Ongi raske müüki teha. Kuidas sa tunned, et õpilasfirmad on hakkama saanud sel aastal? No tegelikult on nad päris hästi hakkama saanud, et see veebimüük, mis on tehtud, et ega need müügid on ikka päris korralikud olnud. Aga loomulikult, et see veebimüük on hoopis teistsugune kui selline näost näkku müük, et need oskused, mida õpilased omandavad veebimüügiga, ei ole päris need, mis ikkagi näost näkku suhtluses. Et ma väga loodan, et suvel ikkagi tekib neid võimalusi rohkem noortele ka seda näost näkku müüki harjutada. Ja, äkki saad öelda, et kas sul on ka oma lemmik? Oi. No tegelikult lemmikuid on palju, et mulle meeldib see seeneämber väga. Mul on endal see tore Helgits Frost, täna ei ole rinnas, mis sealpool oli väljas. Ja no tegelikult ikkagi, ja luhvatooteid kasutan ka neid pesukäsni. Mul on juba päris paljud asjad olemas ja täna kindlasti soetan endale lisa ka.
väga äge, aga aitäh sulle. Ma näen juba kaugel piiri ääres, siin on meil ka üks žürii liige jällegi, nii et vaatame, mida tema arvab. Siin kõige uuem informatsioon tuleb täpselt siit. No, kuidas tunnen, mis tunded valdavad? Suurepäraselt, ma arvan, et õpilasfirmade kvaliteet on mitu korda kasvanud sellest aastast, kui mina seal siinsamas selles nii-öelda putkas olin. Et tõesti väga lahe, vaadata väga innovatiivsed ideed, väga hea energia. Ma arvan, et siin õpilastest tuleb väga tugevat ettevõtlus järelkasvu. Ja, kas sa tunned ka, et see koroonasituatsioon on kuidagi mõjutanud neid õpilasfirmasi või kuidas nad natuke on kuidagi erinevad või? Ei, ma arvan, et ikka suht sama, et siin pooled on sellised hästi innovatiivsed, pooled on sellised, kes teevad hästi maitsvaid ja ilusaid tooted. Et ma arvan, et selles mõttes tooted on suht sarnased. Lihtsalt tahaks nagu rohkem, ma arvan, suhelda ja võib-olla näha. Kindlasti praegu on hästi palju selliseid piiranguid, on ju. Et jah, üks toode loomulikult oli koroona vastu, nii et see siis ukselink, mis koroonabakterid siis tapab, nii et võib-olla see on ainukene. Kas äkki saad öelda, et mõnda nagu isiklikku lihtsalt lemmikut, et mida sina võib-olla igapäevaselt kasutaksid või mis tõesti silma tärkas sulle? Ei, ma ise siin tegelikult ostsin igast putkast midagi, et ei, mulle tegelikult mitmed meeldivad, aga eks selle võistluse ajal saab teada, mis päris lemmik oli žüriil, et ma veel seda ikkagist vihjet ei annaks. Viimase küsimusena, sina kui õpilasfirma tõeline veteran, kas on võib-olla soovitus mõnele vaatajale, kes mõtleb, et teeks õpilasfirmat, et kas on mingit soovitust või nõuannet alustajale? Ja ma vaatan kaamerasse ja ütlen, kõige raskem asi ettevõtluse juures on alustada. Nii et palun alusta ja kõik muu leiab ise enda tee. Väga hästi öeldud, ma olen täiesti nõus sinuga. Aitäh sulle ja lasen sulle tööd ilusti edasi teha. Väga raske töö on tõenäoliselt. Kujutan ette. Vaatame, äkki saame veel kellegi pilti võtta? No läheme vaatame, näiteks siin tundub kohvi olevat. Läheme vaatame. Tere. Kas ma võin teiega rääkida? Tutvustame natuke 1-2 lausega, millega te tegelete? Meie toodame siis kohvikotikesi. Toimivad samal põhimõttel kui teekotikesed, et lihtsalt sees on siis kohvi, on vaja kuuma vett, üks kohvikotike sinna sisse ja saabki mõnusalt nautida kohvi. Kas ma saan kuidagi proovida seda kohe ka või sellist varianti hetkel ei ole? Hetkel seda varianti meil proovimiseks ei ole, et meil ei ole kuuma vett lihtsalt. Aga samas ma võin selle, ma arvan, kätte võtta ikka. Ei, seda loomulikult, jah. Ja proovida seda vähemalt aroome, seda tunnet saada, mis siit tuleb. Oota, mis maitseline see siis oli? See hetkel on meil tavalise maitsega, et see on siis originaalne, aga pakume ka piparmünti maitselist. No piparmünt juba üks teine telk sai nagu päris pihta minu ühele lemmikule piparmündile. Aga proovime selle originaalse aroomi ära. Viskab seda kohvihõngu ikka väga sisse. Ma väga nagu, olen viimasel ajal isegi kohvisõbraks saanud, et väga tahaks maitsta ka, aga pole hullu hetkel. Kas on tulemas, kui hetkel on teil 2 toodet, kas on tulemas ka mingi 3. toode? No tegelikult alustades siis mõtlesimegi, et võiks olla hästi palju erinevaid maitseid, aga kuna neid oli niivõrd keeruline luua, siis praegu oleme jäänud 2 juurde, et ongi originaal ja piparmünt, et tegelikult turu-uuringus selgus, et väga soovitakse ka karamelli maitset, aga seda me kahjuks saavutanud veel ei ole. Aga jah, väga suured tänud teile, väga ägedat asja teete. Ma olen varem ka kusjuures näinud just õpilasfirmasid, kes proovivad sarnast asja teha, aga enamasti on tegelikult jäänud midagi puudu, et päris äge on näha, et nad on päris jõudnud siia oma tootega ja tundub, et töötab ja tundub, et müük on ka tehtud, nii et mega super tublid olete ja aitäh teile. Vaatame, ma ei teagi, seal tundub veel mingi seeneämber, aga ei saa rohkem vaadata, on ka žüriid paksult täis see boks, nii et arvan, et praeguseks võime ära lõpetada. Oleme näinud päris mitmeid õpilasfirmasi, mitmeid tooteid ja teenuseid ja homme selgubki, kes saab Eesti parimaks õpilasfirmaks ning kes läheb Eestit esindama sellel aastal Euroopa meistrivõistlustele. Nii et kui sa veel jõuad, tule siit Solarise boksist läbi ja minu poolt kõik, nii et homme selgub, kes võidab. Nii et Suur tänu, Kevin! Nagu näha, on võistlus sel aastal eriti tasavägine. Stendivoor on sellega lõppenud ning meie teeme veel viimaseid ettevalmistusi homseks. Nimelt oli stendivoor ainult sissejuhatus sellesse möllu, mis siin saama hakkab. Juba kuid
on õpilasfirmad valmistanud ette aruandeid, žüriivestlusi, müünud tooteid ning valmistanud ette pitche, et näidata, et just nemad on parimad. Esimesed 3 võistlusvooru, aruanded, žüriivestlused ja standivoor on sellega lõppenud ning kõik see kulmineerub homsega, kus meie esimene pool päevast on pühendatud lavaesinemistele. Nimelt on õpilasfirmadel vaid paar minutit, et kaitsta oma tööd ning lahata kogu oma firma tegevust meie ekspertžürii ees. Peale mida on asjatundjatel paar tundi aega, et langetada otsused ning seejärel hakkame peale piduliku auhinnagaalaga siit samast Hilton Tallinn Park hotellist Tallinna südames. Jagame välja Junior Achievement'i aasta tegijate konkursi võitjad, autasustame silmapaistvamad õpilasfirmad eri auhindadega ning loomulikult selgitame välja Eesti parima õpilasfirma 2021, kellel on au ja privileeg esindada ettevõtlusriiki Eestit Euroopa õpilasfirmade võistlusel. Aga nagu öeldud, sellega on meie tänane ülekanne lõppenud. Aitäh, Kevin, ja aitäh teile, kallid vaatajad. Ma loodan, et teil oli kodudes sama põnev vaadata kui meil siin ülekandestuudios. Ja oleme homme tagasi hoopis pidulikumalt, sest välja kuulutatakse nii hunnik eriauhindu kui ka Eesti parim õpilasfirma 2021. Seniks aga head õhtut!